Takistite jadaühendus. Eelmises loengus rääkisime takistite paralleelühendusest, kuidas seda tähistada ning kuidas arvutada paralleelselt ühendatud takistite väärtusi. Selles loengus vaatame takistite jada ühendamise tähistamist elektriskeemis, jadaühenduse väärtuste mõõtmist ning arvutamist ja pingelangude ehk pingete mõõtmist takistitel. Takistite jadaühenduse kõige levinum reaaleluline näide on näiteks kuusetuled, kus takistite asemel on küll lambid, aga need on ühendatud jadamisi ja näiteks kui üks lamp läbi põleb või kuskil vooluringis katkestus tekib, siis kustuvad korraga kõik lambid ja terve vooluring on katkenud. Takistite jadaühendamist elektriskeemis tähistatakse selliselt, kus takistite omavahelisest ühendamisest moodustub jada ning mitte kuskil ei ole voolu hargnemisi. Ja seda jada võib jätkata vastavalt vajadusele. Antud juhul on tegemist 4 takisti jadaühendusega ning koostame sellise skeemiga makettplaadi peal, kasutades 10 kiloohmiseid takisteid. Skeemi koostamiseks on meil vaja makettplaati, õige arv takisteid. Skeemi koostamist alustame makettplaadi ülemisest vasakust nurgast. Ühendame siia esimese takisti, seejärel järgmise takisti selliselt, et tema üks klemm oleks ühendatud eelmise takistiga. Ehk siis skeemis see punkt on makettplaadi peal siin. Ühendused on ühe ja sama rea peal. Ja samamoodi ühendame makettplaadile ka ülejäänud takistid. Takistite väärtuse mõõtmiseks kasutame multimeetrit ning nagu takisti mõõtmise loengus õppisime, seadistame multimeetri kõigepealt maksimaalse piirkonna peale. Seejärel kontrollime juhtmete korrasolekut, neid peab 0 olema ning ühendame ühe klemmi jada ühte otsa ja teise klemmi jada teise otsa. Ja hakkame vähendama mõõtepiirkonda. Läksin piirkonnast välja. Kõige optimaalsem mõõtepiirkond on 200 kiloohmi. Näeme, et mõõdetud takistus on 39,6 kiloohmi. Jadaühenduses takistite väärtuste arvutamiseks liidetakse üksikute takistuste väärtused. Ehk valem on kogu takistus R võrdub R1 pluss R2, R3 ja nii edasi kuni viimase takistini Rn. Meie puhul on 4 10 kiloomist takistit kasutusel, mille puhul arvutatud kogu takistus on 40 kiloohmi. Näeme, et mõõdetud tulemus on ka sarnane ning jääb takistite 5% tolerantsi piiridesse. Multimeetriga võime mõõta ka jada osasid ükshaaval, näiteks esimese 2 takisti
takistust, ühendades multimeetri ühe otsa siia ning teise otsa tõstame ringi siia punkti. Võime vähendada ka mõõtepiirkonda ning saame, et väärtus on 19,8 kiloohmi. Kui rakendada takistite jadale pinge näiteks patareist, siis vool voolab läbi kogu ahela ja kogu ahela ulatuses on vool ühesugune. Küll aga jaotuvad erinevalt takistite peal pinged. Näitlikustamiseks võtame 6-voldise pingeallika ehk patareid. Selleks ühendame patareide plussklemmi makettplaadil ühte otsa ning miinusklemmi teise otsa. Ja hakkan mõõtma pingeid erinevate takistite peal. Selleks ühendame voltmeetri ühe klemmi patarei plusspoole peale ning voltmeetri miinusklemmiga mõõdame pinged erinevates punktides. Samuti peame seadistama multimeetri pingete mõõtmise piirkonna peale ja selleks valisime hetkel 20 volti. Ühendame plussklemmi, miinusklemmilt eemaldame krokodilli otsa, et oleks mugavam mõõta ning mõõdame kogu pinget ehk siis siit punktist, milleks on 6 volti. Mõõtes pinget vahepealt näeme, et see on ligikaudu 4,5 volti. Siin punktis on umbes 3 volti ja siin punktis on 1,5 volti. Näeme, et kuna tegu oli ühesuguste väärtustega takistitega, siis jaguneb 6-voldine pinge võrdselt 4 osaks. Selles loengus õppisime, kuidas tähistada jadaühendust elektriskeemis, kuidas mõõta jadamisi ühendatud takistite kogutakistust, kuidas kogutakistust arvutada ning kuidas mõõta pingeid ja pingelangusid takistite jadaühenduse korral.